Vau, likeid, sõbrad. Location'id, muusikakoodi, mu veretüüpi, mu esimest vastsündinud. Ei 10-st. Ei 10-st. Mul on TikTokis päris palju reklaame erinevatest äppidest. Miks sa ikka veel mingi Instat või Snappi kasutad, et kõik me lahedad lapsed oleme nagu siin. Siis ma hakkasin mõtlema, et huvitav, mis need on siis? Nii et ma kogusin meile kokku 11 sükest niisama viral või kusagilt reklaamist saadud äppi ja anname nendele siis hinnangu ja kui need on juba surnud, siis mõtleme sellega välja, miks nad on surnud. Let's go. You found the best app to hang out with your friends this summer. You can track their location and their arrival time. Põhimõtteliselt see on kaart, siia peaks lisama sõpru ja siis sa näed, kus su sõbrad on ja sa näed seda, mis mussi nad kuulavad. Ja kui te olete üksteisele lähedal, siis te saate pumpida. Aga mul on see äpp, mitte sellepärast, et ma tõmbasin ta tänase video jaoks, vaid siin on siuke lahe asi nagu Scratch Map. If only I had this when I traveled the world. See on ülikõva minu arust. Nagu see ilmselt müüb mu andmeid kuhugi. Ma olen täiesti kindel selles, aga sellist äppi ma olen tahtnud. Oled sa kunagi seda muusikafunktsiooni selles äppis kasutanud ühel või teisel Mul ei maal? ole sõpru seal. Mäletagem neid ilusaid aegasi, kui MSN-i nime all sai kuvada, mis laulu sa kuulad. Meil on vaja mingeid äppe siis. Igatahes minu arust see on natukene lahe selle Scratch Mapi pärast, aga kui sa ei taha, et keegi su andmeid müüks, siis nagu ilmselt ei ole mõtet. Pump on selle Scratch Mapi pärast minu arust mingi solid 80-st. 3. Järgmine väga viral äpp, mis tuli ja läks, on Piiril. On! Jumal, et kui ma siia kasutan Piirili. Mul oli nagu väga palju sõpru, kes kasutasid seda selle nagu piikis ja nüüd mul on alles, Siim, minu seltskonnas on ta ära vajunud. Ma nõustun sellega, et Piirili piik on nii-öelda möödas. Et sellest ajast peale, kui Piiril tegelikult hakkas siis incorporate ima reklaame esiteks ja teiseks mingi hetk nad üritasid ka teha seda, et kuulsused hakkaksid kasutama Piirili ja teeksid oma kontod ja teeksid seal asju ja ka nagu ettevõtted näiteks. Aga see on õnneks ära vajunud, sellepärast, et ta lihtsalt ei tööta sedasi, et kui sa oled mingi Nike ja sa teed endale Piirili konto ja sa peaksid mingit autentset hetke tegema, siis nagu 90% ajast oleks see lihtsalt mingi inimene, kes on mingi hunched over a laptop, üritab oma mingeid sotsmeedia postitusi üles saada, on ju. Mitte see, et meil on siin kuulsad külalised ja kõigil on make näos. Et ma arvan, et see oli kindlasti üks suur pauk, mis tegelikult hakkas inimesi ära liigutama Piirilist. Kaua sa vaatad seda, et nagu mingi vend on arvutis, on ju? Et nagu mul enamus olid need, ma olen arvutis, on ju. Aga ka see, et inimesed, nagu see taimer tuli ja inimesed nagu lükkasid seda edasi, et näiteks õhtul peol teha pilti sellest nagu tänasest Piirilist. Selle sotsiaalmeedia point oli see, et sa oled nagu hetkes ilma filtrita, ei ole läbimõeldud postitus. Ja ikka see läks nagu full läbimõelduks. Aga jah, ma arvan, et need inimesed võib-olla, kes siin alles jäid, ongi siis need, kes ei lükanud edasi, vaid ongi see, et keset koosolekut kujutage ette sotsiaalmeedia tiimis, kus on nagu mingi 15+ inimest, Piiril tuleb see lihtsalt telefoni nagu poole jutu pealt tuleb taskust välja nagu. Teeksin muidu vahemärkuse siin, et Piiril single-handedly ravis minust välja mingil määral sellest social anxiety, sellepärast, et ma hakkasin sinna lihtsalt ilma meigita Piirile postitama ja nagu I'm not the same person anymore. Mul on nagu ülisavi nüüd võrreld sellega, mis ennem oli, nii et väga häid aspekte on ka Piirilil. Piiril, ülihea idee, ei meeldi see, kuidas inimesed hakkasid seda kasutama. 7 10-st. Ma oleks Piirilile 9 puhtalt sellepärast, et see, kuidas nad on reklaamilahenduse endale loonud, et it could be a lot less annoying. Siis ma leidsin sükse asja. Locket. sa
sa saad siis inimese ekraanile, tuleb see nagu widget ja siis sina teed endast pildi ja see läheb tema ekraanile. Kõik. Jah. Ei nagu, I get it. Do you? See oli popp ja siis inimesed lõpetasid selle kasutamise ära, sest et see võttis akut. Jah. Ma ei saa isegi pilti teha, try adding a friend first. This will kill my Mis kõige madalam punkt on, mis ma anda saan? Kas 0 või 1? Jubo. Tead, mis on Jubo? Laste Tinder. Add a photo of your face. Ma ei taha päriselt seda kontot teha ju. This person does not exist. Peaaegu. Ei. Miks sul niimoodi varnast võtta on niisugune sait, mis sa seal teed tavaliselt nendega? Noh, kena. See on nagu Tinder lihtsalt ju. No ta reklaamib ennast nagu mitte Tinderina. Nagu see on nagu get new friends. Aga... Ja siis poisid panevad oma kõhulihased sinna Kõhulihased ette, siia. kas sa tahad nende kõhulihastega sõber olla või? Riku added me. Kes sa oled? 92 senti päevas. Et näha, kes su sõbrad tahavad olla. Added you. 41 inimest tahab mu sõber olla, aga mul ei olnud siin isegi pilti ju. Ei no, sa panid ju 30 sekundiks. See kõlab nagu boti meri natukene mu jaoks. No, et kus seal need 40 inimest niimoodi sekundi pealt olid. Et mida sellised äpid teevad, on see, et kui näiteks mingi... kui sa oled uue konto endale kuskile teinud, siis need äpid tegelikult tahavad, et sa võimalikult kaua jääksid sinna elama ja asju tegema, et sa saadki kohe algusest peale mingi vau, likeid, sõbrad, kõik tähele panevad mind ja mingi vau, ja siis sul tekib see natukene eufooria, et ju ma tahangi nüüd siin istuda ja ma tahangi siin nüüd scrollida neid Stevenid ja Stenne, on ju. Ja tihtipeale, mis juhtub, on see, et pärast see algo kaob tagant ära ja siis on nagu veits niisugune vaikus, aga samas sa jäid siis lootma. Kuule, aga see tegelikult tundub nagu ju lahe selles suhtes, et mul ei ole nagu kusagilt nagu välisriigis sõpru, et kui see päriselt on ainult sõprade jaoks, siis why not? Kui juba promoda ennast, kui noortele mõeldud äppi, siis kindlasti peaksid seal mingid piirid olema. Minu meelest üle 30 inimesi seal ei näinud, et kas see piir on siis seal 30. Et kui sa oled ikka 30-aastane ja sul tuleb sinna mingi 18-aastane neiu, et päris kerge on tegelikult kasutada seda natukene ülemvõimu ära ja natuke ruumimist teha, et ma ütleks, et see on natukene dangerous. Et see ülemine piir on natuke liiga kõrge, kui me räägime noortele suunatud tutvumisäpist. Tutvumisäpist. Mul ei ole kunagi olnud Tinderit ega midagi, mulle meeldis swipe'ida seal, aga... Ma panen 5, et idee poolt on ta hea, aga teiselt poolt lihtsalt võtab punkte ära need riskifaktorid. Vero kohta on öeldud ainult seda, et see on anti-Facebook. Oled sa siin näinud? Minecraft movie. Nii. Aga see on nagu mingi Google. Discover. Okei, vaatame seda vende. No. Intros. Fotos. Kuidagi jube messi näeb see väga messi. Ma ei saa nagu midagi aru. Seda intuitiivsust jääb natukene väheks siin. Nii et põhimõtteliselt sa saad siis jagada nagu absoluutselt kõike, mis sulle parasjagu nagu meeldib või? Ma arvan, et sellel on nagu see mingi, ma ei tea... Iva nagu on. Jah, aga ma arvan, et sellega läheb väga kaua aega, et ära harjuda. Aga siin on Kim Kardashian või? Ei ole. Siin ei ole nagu kuulsaid inimesi või? Aga seoses selle suhteliselt messi layoutiga Merle Margi tehnika nostalgia minutid mul 100. Google Plus oli kunagi ka. Et see feed oligi natukene kaootilisem, et ta oli nagu kokku pandud mitmetest erinevatest tükkidest, ta ei olnud üks pikk jada, vaid need kastikesed siis mahutasid ennast selle ekraani peale niimoodi ära, kuidas nad parasjagu siis said. Ja idee poolest minu meelest see oli väga hea, aga ma mäletan lihtsalt, kuidas ta lonkas ühte jalga igatepidi. Ja inimesed väga palju ei tahtnud sinna minna ka, nii et ta päris kiirelt lõpetas seal Google'i
surnuaias. Aga see on lihtsalt väga palju halvem versioon sellest Google Plussist. Kas arvad, et see lõpetab ka surnuaias, kui see Ja. ei ole? Okei. Punktiskoor on siis surnuaiad 10-st. Jah. Amnio. Selle kohta öeldi DeviantArt ja Reddit kõik koos. Ta on mingi nagu anime asi, mingid nagu mängud pigem. Mis see on? Ja siis nagu need kommuunid, mis siin on, sa pead igale poole seda nagu requesti saatma. Aga vaata, kui palju neid members. 183 000, 31 000, 272 000. Okei, kuule, see tundub, et siin toimub midagi. See on Reddit. See on täiesti Reddit, ju. See näeb palju nagu Reddit. Et ma arvan, et seda kogu anime ja Aasia community't ei tasu alahinnata, et tegelikult see on väga massiivne hulk inimesi, kes tegelikult on väga chronically online ja tegelikult ka väga selliste uute asjade suhtes vastuvõtlikud. Ja ma arvan, et nende jaoks on see ka... et nende jaoks ongi see siuke safe space, et keegi teine lihtsalt ei roni sinna, kuna need kõik teemad on nagu kogunenud millegi ümber, millest nad kõik huvitatud on. Pluss need on lukudega gruppides. Okei, see tundub cool. Tegelikult see võib olla koht, kus inimesed lihtsalt, miks need grupid on lukus, koht, kus inimesed lihtsalt näiteks kirjalikul teel siis roleplayivad. Mis on ka okei. Amino chat rooms back in the day were not real. You'd have a chat room called like, I hate my life, everything's awful. And then you'd have someone named like Underfell Sands comforting this person. I'm starting to just believe that Amino is a fever dream and nothing else. Kas see on Miivi või Meeve? Selle kohta ma lugesin ainult seda, et see on ilma tsensuurita Ameerika tõde. Ahah. Aga võib-olla ma natukene sõnastaksin ümber, et see on ilma tsensuuri asemele, ma paneksin lihtsalt võib-olla, kuidas ma ütlen seda, sa saad nagu palju vabamalt seal erinevaid asju postitada ilma selleta, et sind security checkitakse. Mis nad teevad seal, müüvad neerusid ja relvi või? Postitavad AI äralindu. Kui ma ise seda kunagi kasutasin, siis kasutaja kogemuse poolelt, ta ei olnud kõige hullem, ma ei tea, mis ta praegu on, no. No praegu see, mis sul feedis seal on, see tundub ikka nagu... Miks mul see magasin on nii palju? Jätkame. Miks see 2023 on postitatud? Ma just hakkasin sama asja vaatama. See tundub suhteliselt surnud selles suhtes. Mina ütlen dislike out of 10-st. No ma annan talle ikkagist mingi 2 punkti lihtsalt selle solidaarsuse eest, et Meeve oli korraks koht, kus sai olla. Lihtsalt sellepärast, et me võtsime oma kamba inimesi, läksime sinna, tegimegi selle mingi oma community sinna ja siis me lihtsalt istusime seal ja me midagi muud see tegelikult ei teinud, on ju. Kas sa peaksid Meeve endale alla tõmbama ja asendama Facebook ja Instagrami sellega? Ei. Ei. Sellest ma olen isegi kuulnud. See on siis Donald Trumpi isiklik Twitter, kus ei ole tweetid ega retweetid, vaid on truths ja retruths. Ma ei saanud teha endale kontot, sellepärast et ta konkreetselt tahtis mu locationit, mu isikukoodi, mu veretüüpi, mu esimest vastsündinud. Ma ei teinud seda kontot. No juba sa ei saa ilma telefoninombrite. 54, 10, 10. Ja nagu, okei, mul on number olemas, aga ma pean panema yes, I consent to receive updates, including promotional and reminder messages from Truth Social. Jah. Tegelikult... Oota, äkki 54, 10, 10 läheb läbi? Ja siis te küsid for verification'it raudselt. No Trumpi poolt see tegelikult on päris selline strateegiliselt tark tegu, evil aga tark. Sellepärast, et... Ma tahan näha, mis siin sees on. Exactly, aga ta ei taha, et sina näeksid, mis seal on. Ta tahab, et need inimesed, kes sinna tulevad, nad panevadki oma kogu selle informatsiooni sinna sisse, sest nad teavad, et ma olen sinna ja ma lähen uhkusega postitan oma nime alt neid samu truute ja riittruute ja värke.
ja lihtsalt ta hoiabki need heiterid nii-öelda eemale, no tema vaatest heiterid. Kas ma saan nagu kuidagi oma numbrid siit ära ka võtta või? Sest ma tõesti tahan näha, mis siin toimub nagu. Ära, ei. Ei või? Ära tee seda. Okei. Ei 10-st. Ei 10-st. Mis see ketter on ja miks ta siin on? Ma reaalselt ei tea, mis see on. Mul ei ole mingit nõuti selle kohta, nii et lähme vaatame, mis on ketter. See logo juba tundus natukene kurjatõotav. Jaa. No mercy sellele, et Joe Bidenil on vähk. Okei. A social media platform built on the foundation of freedom of opinion and expression. Microblogging site targeting American conservatives. No, I can see that! No vähemalt need on nagu ausad, et kellele see catered on. Mul isiklikult ei meeldi sellised kajakambrid, et kus inimesed istuvadki mingi selle sama informatsiooni otsas, mida nad siiamaani juba teavad. Et tahaks ikkagi sellist ühiskonda, kus inimesed nii-öelda kas või kuulavad ära mõlemad pooled ennem, kui nad mingi otsuse teevad. No hakkab pihta mulle hetkel. Vaccine turbo cancer at 17. Turbocancer. Turbocancer. Kui sa tahad näha, mis toimub Ameerika inimeste peas, siis Slay. Ei. Oh yeah. See on nagu TikTok, aga siin on ainult venelased. Literally nagu TikTok selles suhtes. Aha, et mille jaoks siis on vaja nagu eraldi kopi, nagu literally see saab sama, for you on ka veel. Oota, vaatame, kui palju siin inimesi lävis on. 532. No ma ei tea, Kaja Linkmanil on rohkem näiteks. Aga ma isegi pidanud kasutajat tegema sellised kõva, et ma saan lihtsalt vaadata siin nagu for you's neid asju. Selles suhtes nagu andke kuuma, et nagu ma väga palju reklaame seal ei näinud, et kui me kõik teame praegu, mis seis meil Eesti TikTokis reklaamidega on, et suht nagu mugav niimoodi scrollida, et content järel ja kõik. Vene keelt pead vist natukene oskama. Ma ei tea, mingi 7. Like on, jah, see on nagu TikTok ilma reklaamideta, kui sa oskad vene keelt. Punkt. Clubhouse. Et siin on lihtsalt ruumid, siis sa lihtsalt lähed sinna ruumi ja räägid. Ja see pidavat olema kunagi ülilahe, aga nüüd siin on ainult mingid krüptovendade sõrkul põhimõtteliselt. Aga see põhimõtteliselt nagu Discord siis ju. Boom, we got action. One tell you Stop killing snares, not players. Beauty and Black need to hurry up and come back on. This shit pissed me off. Ma subtiitrid või? Samas ma low-key kuulaksin kellegi mingit T-spill sessionit. Mingi suvaliste inimeste, mingi südamevalus, ma oleks mingi God damn it, dump his... I was in another room. They was just arguing. Testosterone was too high. Cocaine bully wants to hear from you. Ja mingi haigutavad võidu, mingi... No neil on praegu keset mingi hommikut või ööd. Aga miks see veits nagu sensuaalne tundub seal? Mind visati välja! Mida sa räägid seal siis nagu avalikult, kui ma kuulata ei tohi? Ma panen sellele see kõva 60. Ja ma paneks ka 6. Ma näen, et ma natukene veel luuran seal ringi. Ja kuna mingi üliigav on mingi, ma ei tea, mingi nädalavahetuses, et haiges ja kuskile minna on ju, lihtsalt kuulad, mis asja need jäpivad seal nagu. Kas sa leidsid endale täna siit äppi, mida sa hakkad kasutama? No ma tahaksin kindlasti pilgu peale visata sellele samale Clubhouse'ile ja siis, mis see veidermi animevärk oli? Amino või? Jah, et võib-olla sinna ka piiluks sisse, et mis teema seal on. Mina jään edasi kasutama ainult pampi siit ja ma natukene vaatan seda jututubade asja. Kuigi jah, sul on väga palju neid selliseid põhilisi trajektoore, mis sa nagu läbi käid, et... Jaa, aga ma just tõmbasin selle alles hiljuti. Aasta pärast küsin uuesti su käest. Jaa, ma olen väga elevil nagu pärast suve midagi siia nagu selle scratchiga. Süda. Okei, head aega.